pealkiri, ma olen looja. Ja see looja, sinu rahustuseks, kui sa mõtlesid, et ma olen suurushullustus peal, ma olen looja väikse tähega. Jumal, meie universumi looja, tema on see looja suure tähega. Aga mina olen looja ja sina oled looja. Ja kui ma räägin täna loomisest, siis ma ei räägi mitte meie kätega loomisest, ka mitte meie ajuga loomisest, vaid see on üks teistmoodi loomine. Kui nüüd Jumal lõi maailma ja kogu selle täiuse, siis kuidas ta seda tegi? Ta ütles. Loomine käis sõnaga. Jumal ütles ja see sai. Nüüd Vanas Testamendis on üks raamat Hiob ja Hiob kirjeldas imeliselt seda loomist. Nimelt Hiobi 26:7 ütleb nii, et ta laotab põhjakaare tühjuse üle ja riputab maa ei millegi kohale. Jumal riputas maa ei millegi kohale. Ja esimese Moosese raamatust me ju loeme seda, kuidas Jumal ütles ja see sai, Jumal ütles ja see sai ja nii edasi. Paulus kirjeldab Rooma kirjas väga hästi 4. peatükis ja 17. salmis, et ma loen terve selle salmi, nõnda nagu on kirjutatud, ma olen su pannud paljude rahvaste isaks. Jutt käib Abrahamist. Jumala ees, keda ta on uskunud, kes teeb elavaks surnud ja kutsub olematuid nagu olevaid. Jumal kutsub olematuid nagu olevaid. Midagi veel ei olnud. Jumal ütles ja see sai olema. Hästi, okei, Jumal ütles. Kui Jumal ütles, siis ju muidugi sai. Ta on ju Jumal. Aga kuidas meie siia pilti sobime? Kas meie saame ka öelda ja see sünnib? Ja ma täna väidan, et jah. Ka meie loome sõnaga. Ja üks väga tuumakas sõnaga loomine on palvetamine. Mis on palve? Palve on Jumalaga rääkimine ehk sõnad. Ja palvega me kutsume neid olematuid asju nagu olevaid. Me palume Jumala käest, et sünniks midagi, mida veel ei ole. See on loomine. Me oleme loojad. Ja Jumal ütleb oma sõnas meile, et paluge. See on miski, millele ta on andnud nii-öelda loa või isegi öelnud, tehke seda. Palvega me kutsumegi neid olematuid asju nagu olevaid. Me palume Jumala käest, et sünniks midagi, mida veel ei ole. Ja Matteuse 7:7 ütleb, et paluge ja teile antakse. Matteuse 21:22 ütleb, et ja kõike, mida te iganes palves palute uskudes, seda te saate. Jaakobuse 4:2 ütleb, teil ei ole, sest te ei palu. Teil ei ole, sest te ei palu. Ja me võime kõik need salmid ka vastupidi pöörata, mis ütles, et paluge, teile antakse. Kui te ei palu, siis teile ei anta. Või siis mida te iganes ei palveta, seda te ei saa. Nii et kui ma palvetan, siis ma loon. Minu palve on kui üks koostöö, üks koosloomine Jumalaga. Minu palve on kui üks mustand Jumalale ja Jumal laseb sellest saada puhtandi. Mina nagu loon ühe eskiisi ja Jumal laseb sellest saada lõpptulemuse. Eskiis on nagu selline plaan või ettekujutus, visand, idee. See on ka kui üks lähteülesanne. Ja sealt hakkab asi arenema. Aga sina oled siis see, kes selle asja käima paneb oma palvega, oma sõnaga. Sa ütled,
külvad ühe sõna seemne, see viljastub, see hakkab kasvama, kuni see ära sünnib. Ja keegi on hästi öelnud, et palve avab ukse Jumalale tegutsemiseks. Palve avab ukse, et Jumal saaks tegutseda. Ja et palve on üks viis, mille Jumal on loonud, et temaga suhelda ja kuidas Jumal saab inimesega koos tööd teha. Ja ma loen sulle ühe toreda loo Luuka evangeeliumist 18. peatükist ja see on salmides 35-43, kus Jeesus tervendas pimeda. Aga see sündis, kui Jeesus Jeeriko lähedale jõudis, et üks pime istus kerjates tee ääres. Kui too kuulis rahva hulka mööda minevat, pärista, mis see võiks olla. Nemad teatasid talle, et Jeesus Naatsaretlane läheb mööda. Ja ta hüüdis, Jeesus, Taaveti poeg, halasta minu peale. Ja möödaminejad sõitlesid teda, et ta jääks vait. Temaga karjus veelgi enam. Taaveti poeg, halasta minu peale. Jeesus jäi seisma ja käskis pimeda enese juurde tuua. Aga kui pime tema juurde tuli, küsis Jeesus temalt, mida sa tahad, et ma sulle teeksin? Mida sa tahad, et ma sulle teeksin? Ehk anna mulle lähteülesanne. Tema ütles, issand, et ma jälle näeksin. Ja Jeesus ütles talle, näe jälle, sinu usk on su päästnud. Ja otse kohe nägi ta jälle ja läks temaga kaasa Jumalat ülistades ja kogu rahvas, kes seda nägi, kiitis Jumalat. Ja me võime mõelda, et miks Jeesus üldse küsis pimeda mehe käest, mida ta tahab. Et see on ju loogiline, et ta tahab nägemist saada. Aga see asi ei ole üldse nii kindel, sest see pime oli ühtlasi ka kerjus. Ta oleks võinud hoopis teise lähteülesande Jeesusele anda. Aga ta andis selle, nagu ta andis ja ta sai selle, mida tal oli julgust välja öelda ja uskuda ja tema oma roll oli selles, et ta nägijaks sai. Tema mängis suurt rolli isiklikult ise selles, et ta sai nägijaks, sest ta andis Jumalale lähteülesande ja nii ta ka sai. Ühest visandist, ühest ideest, ühest usust sai reaalsus. Nüüd eelmise nädala lõpul me saatsime ka välja ühe hinnapäringu meie uue kirikuhoone projekteerimiseks ja me andsime ka arhitektile lähteülesande, nii nagu me oskasime. No arhitekt lubas küll juba selle nädala lõpuks selle hinnapakkumise ja ka eskiisi meile saata ja ma kangesti tahtsin seda teile täna näidata, aga paraku ta seda ei teinud, nii see ei läinud, seda hinnapakkumist veel ei ole. Aga iseenesest see kiriku tekkimine, me hakkasime palvetama, oma sõnaga looma olematut asja otse kui olevat. Ja me riputasime nii-öelda selle kiriku ei millegi kohale. Ja hakkasime kirikut siis sõnadega looma, usus välja ütlema Jumala poole neid sõnu, Jumalale lähteülesannet kujundama. Mitte selleks, et lihtsalt oleks see tore, kui meil oleks oma kirik, vaid meil on ju vajadus. Me kõik näeme seda vajadust. Ja see hoone siin on meil väga kaua ustavalt teeninud, ausalt öeldes ma ei teagi täpselt, kui kaua. Üle 25 aasta kindlasti. Ja vald on olnud hea meie vastu, nad on lubanud meil seda hoonet kasutada, aga kui me nüüd ausad oleme ja natukene ette mõtleme, siis see hoone on ikka pisut amortiseerunud, ta ei ole väga jätkusuutlik ka suuruse poolest. Ja siin eelmisel juhatusel me lugesime oma lambad kokku, te olete lambad, ja siis me saimegi kokku 49 inimest, siin saalis on 32 tooli, ja ma just mõtlen hirmuga, et kui me järgmine aasta tahame jõulupidu jälle teha, nagu me sel aastal, või sel aastal nagu eelmine aasta, siis me pigistasime 32 hädavaevu siia. Aga samas me ju kogu aeg kasvame, me ju jätkame kasvamist, eks ole. Ja uue kiriku siis meie oma plaanides, oma mõtetes plaanisime siis 60-kohalise saaliga. Üks sein on ka teisaldatav, et kui on ruumi juurde vaja, siis me saame seda saali suurendada. Ja võib-olla sa mõtled, et kuule, 60 on ju peaaegu juba käes, et miks siis nii väikse saali teete?
siis samas ehitamine on kallis, ülalpidamine on kulukas. Et on variant ka ju see, et kui on palju rahvast, siis me lihtsalt teeme 2 teenistust päevas, mida muide tehakse läänemaailmas, mis on üsna tavaline nähtus. Aga me alustasime siis nii-öelda lähteülesande tegemist Jumala poole hüüdmisega, me hakkasime oma sõnadega, oma palvega midagi looma. No vaatame, mis sellest siis kõigest saab. Nii Mattuse evangeeliumis 10.7 ütleb nii, et Jeesus ütleb, et palvetades ärge palju lobisege nii nagu paganad, sest nemad arvavad, et neid võetakse kuulda nende sõna ohtruse tõttu. Ärge siis saage nende sarnaseks, sest teie isa teab, mida teil vaja läheb, enne kui te teda palute. Jumala sõna on huvitav. Ütleb paluge ja siis samas ütleb, et isa ju teab juba, enne kui teda palute. Isa teab, aga see tuleb välja öelda. Nii nagu Jeesus küsis selle pimedalt kerjuselt, mida sa tahad, et ma sulle teeksin. Et iga meie palve on kui üks loomine. Sa palvetad, et miski, mida veel ei ole, saaks olema. Me oleme kõik seda teinud, ma olen sellest täiesti veendunud. Ja see on see loomine oma sõnaga usus Jumalasse. Täpsemalt on see siis tegelikult isegi koostööks, koos loomine Jumalaga. Sa lased sõna lendu, visandad eskiisi, usud ja saad. Nii et ole julge looma ja miks mitte aastal 2026 olla julge palvetaja. Nüüd ma tahan, et sa kasutaksid ma palun, et sa kasutaksid oma kujutlusvõimet, kujutle endale ühte puhast lõuendit ja et sina oled kunstnik. Ja Jeesus küsib sinult, mida sa tahad, et ma sulle teeksin. Nüüd loo oma palvega see pilt. Mitte sa ei pea seda ka praegugi tegema, aga kui sa oled palves, sa võtad aja Jumalaga koos olemiseks, loo oma palvega üks pilt. Kujuta üks visand, eskiis, tee Jumalaga koostööd ja sellest eskiisist, sellest unistusest saab reaalsus. Mida sa sellel pildil näha tahad? Kujutle edasi. Su ees on puhas lõuend, sa oled kunstnik ja Jeesus küsib, mida sa tahad, et ma talle teeksin. Loo oma palvega kellelegi teisele ilus pilt. Jeesus küsib edasi, mida sa tahad, et ma su peres teeksin. Jeesus küsib, mida sa tahad, et ma sinu kodukohas teeksin. Meil on nii palju võimalusi ja põhjusi palvetada. Kui ma mõtlesin, et mida mina tahaks, et Jumal minu kodukohas teeks, siis minu palve on, et mitte siit ei kolitaks ära, vaid siia kolitakse, et sündimus mitte ei väheneks, vaid suureneks, et oleks töökohti, ma palun juhtide pärast, koolid, lasteaiad, hooldekodud, noortekeskused, kuritegevus, narkomaania, alkoholism. Me saame luua oma palvetega. Mida sa tahad, et ma teeksin? Jeesus küsib veel näiteks, mida sa tahad, et ma Eestis teeksin? Mida sa tahad, et ma maailmas teeksin? Et vaata avatud silmadega ringi ja pane ennast tähele, mis sulle nagu kõige enam korda läheb. Ja vastavalt sel teemal hakkagi looma, visandama, eskiisi joonistama, Jumalaga koostööd tegema. 1. Timoteuse 2.1 kõlab nii, ma kutsun siis üles anuma, palvetama, tegema eestpalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest, kuningate ja kõigi ülemuste eest, et me võiksime elada vaikselt ja rahuliku elu kõiges Jumala kartuses ja väärikuses. Et kristlased, meil on üks roll täita. Meist sõltub paljud, me ei ela üksikul saarel. Me elame maailmas, kus me sõltume oma kodukoha valitsusest, kus me sõltume riigi valitsusest, kus me sõltume teistest riikidest, kus me sõltume teistest kuningatest. Meil on vastutus palvetada, meil on vastutus ka, kui me jätame palvetamata. Ja Jeesus võib küsida ka sinu käest, mida sa tahad, et ma su koguduses teeksin. Ja mina tahaks näiteks, kui mina palvetan, siis
ma paletan, et meie kogudus võiks pakkuda kogu elukaarele midagi, igale vanusegrupile midagi, et meil oleks noori peresid, noored pered toovad lapsi, et lastele oleks midagi, et laste töötajaid oleks, et töötegijaid oleks. Ja meil võib olla vene grupp, meil võib olla eakate grupp, mis iganes. Et kõigil oleks midagi. Et jah, me elame küll väikses linnas, väikses abjas, mõtled, Mirjam, kas sa natukene üle ei pinguta? Mina arvan, et kui Jumal on suur, siis sellest on enam kui küllalt. Ja mina maalin, mina kujutan, mina loon oma palvega ka meie koguduse elu. Ja teeme seda koos. Ja ära alahinda palvet ja ära alahinda enda palvet. Mis mina väike inimene? Ei. Palvega me kõik loome. Nii et paneme siis oma palve seljad kokku ja loome midagi, mida me tahame, et me koguduses näeksime, et meie oma vallas näeksime, oma kodukohas näeksime, mida me Eestis tahame näha. Ja ma mõtlesin sellele, et ma tahan soovitada, kuidas ma ise näiteks palvetan, et sa palveta nii-öelda binokliga. Mis ma sellega öelda tahan? Et näe kaugemale. Näiteks koguduse puhul ma palvetan näiteks, et abjas püsiks kogudus kuni ajastu lõpuni. Ja et alati oleks järglasi, kes on valmis pastori vastutust võtma, kes on valmis erinevaid vastutusi võtma, et abjas oleks alati selline kogudus, kus töötegijad ja kristlased austavad Jumala sõna, kellel on vaimulikult kõrge moraal, et oleks alati palju töötegijaid. Ma loon niimoodi kogudusele tulevikku. Ma palvetan nii-öelda binokliga. Ja piibel ütleb, või tähendab piibel, Jumala sõna on minu tagala selles suhtes. Ta ütleb, et ja kõike, mida te iganes palves palute, uskudes, seda te saate. Ma tahan natuke kaugemale palvetada, kui ainult minu tänane päev. Ma tahan olla kindel, et meie kogudus püsiks. Et meil oleks alati töötegijaid. Ja väga raske ei ole ka uskuda, et ma saan, sest mul on ju koostööpartner Jumal. Samamoodi sinu elus. Jumala sõna ütleb Jaakobuse 5.16, et tunnistage siis üksteisele patud üles ja palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks. Õige inimese mõjuvõimas eespalve saadab palju korda. Ja kui sa võib-olla mõtled ja tunned ennast natukene võib-olla väikesena või mõtled, kas mina olen see õige inimene palvetama, siis piibli sõnaraamat ütleb õige kohta nii, et see sõna kehtib Jumala, Jeesuse ja lunastatud inimese kohta. Kes on lunastatud inimene? Lunastama on välja ostma, vabastama, võlga ära tasuma, õige omaniku juurde tagasi jõudma. Ja Paulus ütleb roomlastele niimoodi, et kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on issand ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnust, siis sind päästetakse. Sest südamega usutakse õiguseks, suuga aga tunnistatakse päästeks. Et kui sa oma südames usud ja oma suuga tunnistad, siis sa võid öelda ka enda kohta see lunastatud ja siis sa võid öelda ka enda kohta, et sa oled õige, et õige inimese palve suudab palju. Jeesus ütles vahvasti jüngritele siin Markuse 11.22 ja edasi, et olgu teil usku Jumalasse. Tõesti, ma ütlen teile, kes iganes ütleb tollele mäele kerki ja kukuta end merre ega kõhkle oma südames, vaid usub, et see, mis ta räägib, sünnib, siis see saabki talle. Seepärast ma ütlen teile kõike, mida te iganes palves endale palute, uskuge, et te olete saanud. Ja see saabki teile. Ma olen ikka norinud ka naistekas, et mis ajavorm on usk? Ja ma olen öelnud, et usu ajavorm on minevik, sest siin ta ütleb, et uskuge, te olete saanud. Ja see saabki teile. Nii et sa võid arvestada juba, et sa oled kätte saanud. On see usus palvetamine. Ja jüngritele, kellele Jeesus siis tõi selle mäe analoogi, et jüngritele võis see olla suht ootamatu ja ka samas nende usku väga venitav, et lausa mäele võib öelda. Ma ei saa väiksest varbastki võib-olla jagu, aga Jeesus ütleb, näe, mäele võid öelda. Ja Jeesus andis sellega jüngritele ja ka meile standardi ette, et miski pole liiga suur. Ükski palve ei ole liiga suur ja ükski palve ei ole ka liiga väike.
sest on ka meil tihti see arvamus, et ma ei hakka nii väikeste asjadega üldse Jumalat tülitama. Ükski palve ei ole liiga suur, ükski palve ei ole liiga väike, visanda, maali, läkita oma lähteülesandeid Jumala poole, ütle oma koostööpartnerile, mida sa tahad, et ta sulle teeks. Ja Jumal ütleb meile, et me palvetaks, sest ta tahab anda. Jumal tahab sulle anda. Mõned toredad kirjakohad veel. Laul 92:2 ütleb, et hea on tänada Issandat ja mängida sinu nimele kõige kõrgem. Hommikul kuulutada sinu heldust ja öösel su ustavust. 10-keelsel pillil ja naablil kandlel mängides, sest sina, Issand, oled mind rõõmsaks teinud oma tegudega. Ma hõiskan sinu kätetööde pärast, kui suured on sinu teod, Issand, väga sügavad on su mõtted. Et Jumal tahab sind rõõmsaks teha oma tegudega. Ta tahab, et sa saaksid hõisata tema kätetööde pärast. Et sa saaksid öelda, kui suured on sinu teod, Jumal. 1. Johannese 5:13-14 sealt edasi. Seda ma olen kirjutanud teile, kes te usute Jumala poja nimesse. Et te teaksite, teil on igavene elu. Ja see ongi see julgus, mis meil on tema ees. Et kui me midagi tema tahtmist mööda palume, siis tema kuuleb meid. Kuna me teame, et ta meid kuuleb, mida tahes me paluksime, siis me teame ka, et meil on käes need palved, mis me oleme temalt palunud. Ma julgustan sind, õpi palvetamist armastama. See on võimas tööriist. Sa saad sellega luua. See on võimas tööriist taeva isalt oma lapsele. Kui sa pead ennast Jumala lapseks, siis on see võimas tööriist Jumalalt sinule. Paluge ja teile antakse, otsige ja te leiate, koputage ja teile avatakse, sest iga paluja saab, otsija leiab, igale koputajale avatakse. Kas on teie seas sellist inimest, kellelt ta poeg palub leiba, et ma annaksin talle kivi? Või kui ta palub kala, et ta annab talle mao? Kui nüüd teie, kes te olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam teie isa, kes on taevas, annab head neile, kes teda paluvad. Sa oled looja. Loo. Palves sa lood oma elu, sa saad luua ühe ilusa pildi teiste ellu, sa saad olla õnnistuseks. Ma julgustan sind palveta ka binokliga, palveta oma pere pärast, mida sa tahad, et sa mis sinu peres juhtuks. Mina näen sedasi binokliga, et mina tahan, et absoluutselt iga põlvkond Järvede dünastiast oleks usumees, et neil oleksid usuinimesed, et neil käiks igati käsi hästi. See on minu soov ja ma palvetan seda, sest Jumala sõna ju lubab palvetada. Ja oleme need, kes näevad kaugemale, mitte ärgem suhtugem oma ellu nii, et muidugi sa võid teha, mis sa tahad, aga mina ei suhtu nii, et pärast mind tulgu või veeuputus. Mina tahan luua oma suguvõssa midagi ilusat oma palvetega, nii kaua, kuni Jeesus tuleb, nii kaua, kui seda maailma kestab. Et julgustan sind ka panema see palvejalg maha ja hakka looma endale, oma perele, meie riigile, meie kogudusele. Et ole looja, ole julge looja, ole julge palvetaja, nii et ma soovin sulle head palumist ja head loomist. Amen. Amen.